Tere, minu nimi on Eveli ja perekonnanimi on mul Kask. Tulen mina Raplamaalt ja olen osteopaat. Minu teekond osteopaatiani on siis olnud väga isikliku kogemusega. Et kõigepealt olin ma 4 aastat patsient ja kui minu ja minu pereliikmete tervised said oluliselt paremaks, siis ma leidsin, et see on väga hea tööriist ja otsustasin õppima hakata. Minu taust on siis selline, et ma juba eelmisest sajandist töötan tervishoius. Kõigepealt olin õeõpingutel ja sellel ajal siis alustasin hooldajana tööd Tallinnas Mustamäe haiglas. Ja kokku siis 23 aastat töötasin ma intensiivravi osakonnas ja ei saa ütelda, mis koht mul ei valutanud. Et seljavalud ja peavalud ja kaelavalud ja magamatus ja kõik sellised teemad olid minul väga isiklikud. Ei lasknud elada, aga enda pärast nagu ikka saad hakkama, täiskasvanud inimene tuleb toime, võtab tableti sisse, kõik on jälle hästi. Aga siis, kui mul lastel tekkisid terviseprobleemid, et siis ma leidsin, et nüüd on nagu see aeg, mida ma ära lahendada ei oska, et oleks vaja kedagi väliselt abiks. Ja hakkasin teiste vanemate käest siis uurima, et kust siis selliste lastega nagu minul on. Minul siis lapsed olid hästi püsimatud ja väga raske oli neil lasteaias ja koolis hakkama saada. Et kes oleks siis see spetsialist, kes minu lastega saaks mind aidata. Ja soovitati siis osteopaatiat. Et see on selline terapeut, kes siis töötab kogu kehaga. Et mis tahes probleemi puhul, et võib siis abi saada, kui see inimesele sobib. Ja siis ma otsisin ja guugeldasin ja küsisin teiste käest, et kes siis keda siis soovitatakse, et kelle juures võiks käia. Ja me siis käisime kokku 4 aastat nagu oma perega. Ja kui mul vanemal pojal said hambad ka ühte ritta osteopaatia abiga, siis ma otsustasin, et see on nüüd siis see õige asi, et siis ma hakkasin raha koguma selleks, et osteopaadiks õppida. Sest õpe on tasuline. See oli nagu selline väga tugevalt isiklik praktika. Et praegu lisaks ma siis selle haigla kogemusele töötan veel koolis kooliõena. Ehk siis mul on nagu tugev praktika täiskasvanutega töötamisel ja lastega töötamisel. Ja põhiline on siis, mis osteopaatia minu jaoks ongi nagu ennetus. Ehk siis, kui ma intensiivravis nägin seda, kui inimesed on nagu puruhaiged, ainult masinad hoiavad neid elus, siis osteopaatia on nüüd see, mis aitaks seda ära hoida. Et kui õigel ajal minna osteopaadi juurde, et siis on vaja see on võimalus väga mitmeid tervisehädasid edasi lükata või üldse võivad nad olema ette jääda, need probleemid. Ehk siis osteopaatia on nagu suurepärane tööriist ja minu õpingud nüüd osteopaatias ongi lõppemas, et laupäeval loodan siis selle kooli ära lõpetada ja hakata siis Raplamaal teise diplomeeritud osteopaadina tööle, et seal juba üks on. Ja peale minu töötas siis veel ka 2 tudengit ja lisaks töötan ma siis Järva-Jaanis ka, et minu vastuvõttudele saabki tulla siis Kohilasse, seal on mul oma isiklik kabinet ja siis veel lisaks Raplasse ja Järva-Jaani. Et mina ootan siis enda vastuvõtule alati kõiki inimesi, kes tunnevad, et mina olen see osteopaat, kes võiks nendega töötada. Ehk siis minule võib pöörduda sünnihetkest alati kuni vanurini, et töötan kõigiga. Tihti tulevad perekonnad, et beebist kuni vanaema või vanaisani, et tulevad vahest 5 pereliiget, et saab siis nagu teha sellist pereteraapiat, kõigiga töötada. Ja nagu ma enne ka mainisin, et osteopaatias on siis tehnikat mis tahes kehapiirkonnale. Et töötatakse siis pea otsast kuni varba otsani. Tehnikad on siis nii pehmetele kudedele, organitele, luudele, liigestele, lihastele, kui ka siseorganitele ja ka peas olevaid organeid saab mõjutada. Et hästi palju tööd on siis osteopaatidel kindlasti just pea ja kaelaga ja õlavöötmega, et hästi paljudel inimestel tänapäeval on need sundasendid. Ehk siis vahel on nii, et töötad päris mitu korda, päris mitu päeva nagu ühe ja sama piirkonnaga just selle õlavöötmega, et saada liikuma abaluud ja saada liikuda rangluud. Ja tähtis on, et inimene siis kodus ka jätkaks nagu nende piirkondade töös hoidmist. Et kui sa elad Raplamaal või siis Järva-Jaani piirkonnas, et siis oled oodatud minu vastuvõtule. Et minul on Facebookis oma koduleht
abikäed Raplamaal, sealt võib leida vabu aegu ja ka minu kontaktid. Ka olen ma leitav POA lehel, see on siis osteopaatide assotsiatsioon, mis siis haarab kõiki Eestis elavaid osteopaate, töötavaid osteopaate, et sealt võib leida ka minu kontakte. Ootan vastuvõtule, head aega!